Tere, minu nimi on Aleli. Te vaatate erisaadet Meie inimesed. Stuudiosse on saabunud 12. C-klassi õpilane Robert Lihtsa. Räägi meile endast. Tervist. Tavaline koolipoiss, tegelen kooli kõrvalt spordiga, motospordiga siis täpsemalt ja olen teinud seda nüüd 15 aastat. Mida pead enda suurimaks sportlikuks saavutuseks? Ma arvan, et mingid tiitleid või neid ma ei ole kunagi tähtsaks pidanud nii-öelda, aga ma hindan enda siis nii-öelda sportlikku arengut läbi aastate siis, et olen võimeline kogu aeg tippkonkurentsis võistlema. Kuidas sa leidsid enda tee motocrossini üldse? Ma arvan, see hakkas päris noorelt, mingi 4-aastaselt, et isaga, läbi isa siis hakkasime koos tegema ja on kestnud see siiamaani. Kuidas aitasid sinu valitud moodulid su tulevikuplaanidele kaasa? Hetkel veel öelda ei oska, kuna kool veel käib nii-öelda, et aga loodan, et tulevikuplaanis siis nii-öelda majandusmoodul ja spordimoodul, et need annavad nii ettevõtmistes kui ka sportlikus tegevuses kaasa kindlasti. Palju sa Petersoni õpetajaid tead? Tahan loota, et tean. Igastahes me paneme su proovile. Järgmisena me mängime sõnamängu, kus lausetesse on peidetud abistavad märgid, mille leidmisel saad lahenduse, mis õpetaja nimi lausest välja tuleb. Ta juures on diivan. Ta koostab tabeleid ja on juhatuse liige. Ja ta oskab vastata kõigile küsimustele. Maris Kuiv. Nii, ma ei nuputa välja, kes see on. See on Valle Morel. Okei, selge. Nii on. Kuidas gümnaasiumaastad ja motocross sinu jaoks sarnanevad? Ma arvan, et kool ja sport on ikka sarnased selles võtmes, et pingutama peab mõlemas. Et kui ei pinguta, siis tihtipeale ei tule midagi. Kui sa nüüd mõtled, siis mis värvi on sinu jaoks Petersoni kool? Ma arvan, et helesinine. Kui sa peaks kooli tutvustama uutele ühe lausega, mis see oleks? Tulge, tule ja sa ei kahetse. Kus näeme sind 5 aasta pärast? Ma tahaks loota, et jätkuvalt sporti tegemas ja tiitli favoriit olemas. Edu! Aitäh! Aga aitäh tulemast! Tänan! Tänan, et vaatasite erisaadet Meie inimesed. Kohtume juba järgmiste külalistega.